Mina arvan, et juht peab olema hoidja. Et ta peab oma inimesi hoidma ja ta peab oma inimesi teenima, mitte raha teenima, aga inimesi teenima. Mina ennast juhina näen kui sellist tugiisikut ja keskkonna loojat, aga selle keskkonna täidavad ära ikkagi minu töötajad. Ja üks asi, mida ma olen oma inimestele veel sisendanud ja mida ma neilt ootan, on see, et nad suhtuksid oma töösse omaniku tundega. Et kui sul on lihtsalt inimene leti taga, kes ütleb, et mina olen siin väike mutrikene suures masinas, siis sellisest inimesest sa head tulemust ei saa, aga kui sa jõustad või võimestad teda nii, et ta tunneb ennast omanikuna reaalselt ja käitubki nagu omanik, nagu ma olen nimetanud, et meil on nagu selline perefarm, et kuigi meil on teletorn, siis meil on üks perefarm, kus kõik oskavad kõike ja kõik on vajalikul hetkel valmis asendama teist, kes ära kukub, kes jääb haigeks, kellel on vaba päev. Ja võt sellise perefarmina me siin teletornis töötamegi. Ma ei oska öelda midagi tootmise kohta, see kogemus mul puudub, võib-olla sinna see omaniku tunne ei sobi. Aga see, kui meil on inimestega suhe, kui meil on teenuse müük või selline suhte müümine, siis siia kindlasti sobib omaniku tunne. Ma ei ole seda ise välja mõelnud, aga inimesed toimetavad peegelneuronite peal. Ehk et selleks, et ise endast paremini aru saada, on minul vaja teist inimest enda vastu ja vahetada peegli ees. Ma sellist tulemust ei saa, aga kui mul on teine inimene füüsiliselt vastas, siis ma saan selle peegelduse kätte ja need peegelneuronid töötavad. Nii et kahtlemata on sellisest kokkusaamisest kasu. Eelkõige mulle endale. Minu arust ma pigem mõtlen, et selline kohtumine on hädavajalik, sellepärast, et inimesed, kes teevad iga päev oma tööd, nad unustavad ära tegelikult oma väärtused, nad unustavad ära, kui väärt on selline väljastpoolt info nagu suhtlemine ja vahel kõige ägedam, mis inimesed sellistelt kohtumist saavad, on see, kui ta tunneb mõnda tarka inimest kuulates, et ma tean seda. Ma olen täpselt samasugune. See tõstab tema enesetunnet ja teeb temast parema inimese. Et see sellepärast sellised kohati oma kabinetist välja astudes teiste meeldivate inimestega suheldes oleme me veel meeldivamad pärast seda, et kuidagi süda on rahul. Ma teen õiget asja, et see on see koht. Levinud arvamus on ju see, et juhid on omavahel konkurendid, ettevõtjad ja organisatsioonid ka on konkurendid. Ja see on nagu, kui ühe märgiga peaks ütlema, see on nagu miinusmärk. Aga selline kohtumine, kus tehakse koostööd, me muudame tegelikult täpselt samasuguse olukorra ära ühes ruumis olles miinuse, muudame tegelikult plussiks. Ehk siis, kui me tuleme kõik kokku, minu jaoks on see jätk natukene ka Good Newsi liidrite väljasõitudest, kus eesmärk on see, et inimesed tulevad ja nad lihtsalt on ja maandavad ennast, aga siin juhid tulevad erinevatest valdkondadest, jagavad juba selle 1-5 minutiga, jagades 4-5 naisega, me sattusime naiste gruppi, jagades kogemusi juba. Ma sain targemaks ja ma juba leidsin enda seest tunde ja taju, et oota, temaga võiks koostööd teha. Ehk siis võib-olla pigem tähtis minu jaoks on see, et me unustaksime ära selle konkurentsi ja miinusmärgi ja liiguks selle plussmärgi juurde ja teeks rohkem koostööd. Konkurents on alati hea, see paneb meid liikuma, on ju. No tead, igavus ja laiskus paneb ka liikuma, nii et see ei ole nagu maailma kõige tähtsam asi, kogu aeg kellegi on konkureerida. Aga õudselt äge on olla konkurentsivõimeline mõne targa inimesega ja selle tunnustuse ja arusaamise saad sa ka sellises kohas selliste inimesega suheldes. Kui Jüri tegi oma sissejuhatuse ja ütles väga lihtsalt ära, et inimene, kellele ei meeldi oma töö, see tegelikult paistab välja ja ei pea alati kohe viskama inimesi nagu pardalt maha, vaid tuleb leida neile õige koht ja võib-olla need eesliini inimesed tagaruumis on sul sellised kuningad ja vastupidi, natukene enne, kui sa paugutad inimesed uksest välja, mõtle, et kui ta su juurest ära läheb, siis ta on konkurentsi juures, et võib-olla oma majast teda nagu liigutada on palju targem samm, et võib-olla see mõte. Mina tahan ette näidata, mina armastan sind, Krista. Ja, ilusad see, mina armastan sind ka. Jüri ütles oma ettekandes, et meie ei räägi inimestest siis, kui neid ei ole ruumis, ei halba ega ka head. Ja mõelge nüüd siit edasi ise, kas te sellega nõustuksite? Igal juhul äge üritus, igal juhul äge. Aitäh!